Nii, tänu issand. Isa, me täname, kiidame sind, ülistame sind, kiidame. Sina oled, Jeesus oled issand ja siin me oleme su sulased kuulamas su häält ja me räägi issand, sest su sulane kuuleb. Isa, ma palun, et kõik, mis on sinu vaimust, läheks südamesse ja kasvataks head vilja, eemaldaks ära südames kõik, mis ei ole seal vajalik ja et sinu seeme saaks seal kasvada. Ja mis ei ole sinu vaimust, mis on hingest, see ärgu isegi mingi korvast sisse. Teisest välja ja ärgu tehku mingit kahju. Jäägu sisse sinu sõna. Ja me palume issand talleta oma sõna meile südamesse ja mõistusesse, et sina oled see, kes talletab, et me heal ajal võtame tagavarast ja toome esile head. Jeesus nimel, aamen. Nii, loeme siit kõnele Jumal kirjakoha, mis siin on. Kevad toob lootuse sõnumi. Kevad ei kuuluta ainult seda, et loodu tõuseb surma ja pimeduse ajajärgust vastu uuele elule. Mõned lapsed, minu lapsed, kevad kuulutab ka igale inimesele, tervetele rahvastele, jah, kogu maailmale, et nendegi jaoks on surma ja pimeduse ajad möödas. Nad saavad tõusta tormide poolt rebitud mineviku kaosest nende õnneliku ülestõusmise ellu. Aga loodu kuuletub minu seadustele. Sõna kuulmise läbi saab ta osa ülestõusmise väe imelisest ilust. Niisiis ainult selle läbi, et inimene on sõnakuulelik minu tahtele ja korraldab oma elu minu jumaliku plaani kohaselt, võib harmoonia järgneda kaosele, rahu sõjale, armastuse valitsemine, viha ja vastuolude võimendamisele. Väga hea kirja koht. Ja issand, anna ka mulle, et ma natuke paremini näeks. Issand, et nägemine võiks olla täitsa nii, et ei virvenda siin. Issand, ma palun tõesti, issand, sinu käest tuleb. Sina oled see pimedat nähku, ma ei ole pime, aga võiks vähe paremini näha. Tänu, issand, sinu käest tuleb. Võtan vastu praegu täis nägemise ja pärast palvetage minu eest, et ei peaks, ma ei taha prille, saatan sina mulle prille pähe ei topi Jeesuse nimel. Nii, aga siis tänane küsisin issanda käest, mida rääkida ja ei tulnud ja lõpuks siis olin seal ninali ja siis hakkas tulema. Et Eelia loost ja väeloost, et mis vägi on. Et me teame, et Jumal tuleb varsti, on tulemas väestama oma rahvast. Ta tuleb väestama ja me peame aru saama, mis see vägi on, et see vägi teeks kahju kellegile, vaid et see, kus kohas see juhitud on. Ja ma loen selle ühe kirjakoha ette Eelia loost. Kui issand tahtis viia Eeliat tuulepöörisest taevasse, olid Eelia ja Eliisa parajasti lahkumas Gilgalist ja Eelia ütles Eliisale, jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Peetelisse. Aga Eliisa vastas, nii tõesti, kui issand elab ja nii tõesti, kui su hing elab, ei jäta ma sind maha. Ja nad läksid Peetelisse ja prohveti jüngrid, kes olid Peetelis, tulid välja Eliisa juurde ja küsisid temalt, kas sa tead, et issand võtab täna ära su isanda su pea kohalt. Ja ta vastas, küllap minagi tean, olge vait. Ja Eelia ütles temale, Eliisa, jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Jeerikosse. Aga tema vastas, nii tõesti, kui issand elab ja nii tõesti, kui su hing elab, ma ei jäta sind maha. Ja nad tulid Jeerikosse ja prohveti jüngrid, kes olid Jeerikos, astusid Eliisa juurde ja küsisid temalt, kas sa tead, et issand võtab täna ära su isanda su pea kohalt.
Ja ta vastas, küllap minagi tean, olge vait. Ja Eelia ütles temale, jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Jordani äärde. Aga ta vastas, nii tõesti, kui issand elab, nii tõesti, kui su hing elab, ei jäta ma sind maha. Ja nad mõlemad läksid, aga ka 50 meest prohveti jüngriteks läks ja jäi eemale seisma, kui need 2 peatusid Jordani ääres. Eelia võttis nüüd oma kuue, rullis selle kokku ja lõi sellega vett, see lahknes siia ja sinnapoole ja nad mõlemad läksid üle kuiva mööda. Ja kui nad olid üle jõudnud, siis ütles Eelia Elisale, palu, mis ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind ära võetakse sinu juurest. Ja Elisa ütles, tuleks mulle ometi 2-kordne osa sinu vaimust. Ja ta vastas, sa oled palunud rasket asja. Ometi kui sa näed mind su juurest ära võetavat, siis sünnib sulle nõnda, aga kui mitte, siis ei sünni. Ja kui nad nõnda ühte järge läksid ja rääkisid, vaata, siis sündised tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teineteisest ja Eelia läks tuulepöörisest taevasse. Ja kui Elisa seda nägi, siis ta hüüdis, mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud. Seejärel ei näinud ta teda enam, siis ta haaras kinni oma riidest ja käristas need lõhki tükkideks. See on 2 kuningate 2:1-12. Ja sellest loost on midagi seal õppida. Eelia oli vaieldamatult Jumala sulane, kes tundis oma Jumalat, mitte ainult ei teadnud Jumalat, ta tundis oma Jumalat. Ka meil on Uues Testamendis, et Jeesus palvetab meie eest, et me tunneksime teda, mitte lihtsalt ei tea. Kes tundis oma Jumalat ja ta ei olnud ainult kuulnud Jumalast. Ta käis Jumalaga nagu Mooses, Eenok ja teised Jumala mehed, kes on piiblis. Kus iganes on Jumala mees, sinna tekivad ka jüngrid. Näed, tal oli igas linnas olid jüngrid, siinpool linnas, sealpool, nii kui ta läks, tulid jüngrite juurde. Ja motiiv, milleks on jüngril, on erinevad motiivid. Et see südame motiiv, miks sa tahad olla kellegi jünger või kellegi kaasas. Osad on sellised jüngrid, kes tahavad seda, mis sul on, ja veel rohkemgi, kui sul endalgi on. Nad on innukad tahtma väge ja nad teevad selle jaoks kõik, et seda väge saada. Aga kas nad tahavad ka Jumalat, kes seda väge annab? Et kas nad tahavad ka seda Jumalat, kes seda väge annab? Eelia loost näeme, et Elisa oli tema jünger, õpilane, kes nähes Eelia võitmist, ei olnud nõus teda maha jätma teiste prohvetite juurde, kes olid ka ju Jumala mehed. Kuid Elisal oli südames juba midagi suuremat plaanist. Ta oli nõus maksma hinna reisides kaasa Eeliaga, kes käis Jumala väes. See kõik on väga hea. Ja nii peabki olema. See on väga hea, et kui tahetakse väge saada. Ja peabki olema. Kuid siin on ikka ka sügavam mõte. Kas me igatseme väge tegudeks, mis pole muidugi paha, või igatseme vägede Jumalat, kes väge annab. Vaata, seal peab motiiv peab olema paigas. Kas sa igatsed seda väge, või ma tahan suuri tegust teha, või igatsed seda Jumalat, kes väge annab ja siis tunnustavad järgnevad. Sellest me näeme, et sellest asjast me näeme siin, et Elisa, issand, oli hoopis Eelia. Kas sa tead, et issand võtab ära su isanda su pea kohalt? Ja ta vastas, küllap ma tean, olge vait. Uues testamendis näeme, et issand peab olema iga mehe pea. Elisa pea oli Eelia. Nägid, et pea oli, üks pea oli vahel, keegi inimene oli vahel seal. Ja kui mehe ja Jumala vahel on veel midagi, veel mingi pea, siis ei tähenda, et vägi ei tööta. Kes igatsevad väge, need ka selle saavad, kuid kuhu see võib viia, kui sa võidaksid kogu maailma ja teed kahju oma hingele. Et väge võid saada, aga näed, et Elisal oli nagu
otseühendust sellega ei olnud, ta tahtis seda väge. Elisa palus topelt võidmist, ta tahtis seda, mis on Eelial ja ta tahtis kahekordset portsu, kahekordset, mis on väga hea, kuid kas ka sellega said ka vägede issanda enda. Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis antakse kõike muud peale. Sa võid selle väe saada, ta tahtis väge, anna väge. Ja tegelikult on ju, et me saaksime väge saada poja näo sarnaseks. Tegelikult on Uues Testamendis hoopis selline palve, et anna mulle väge saada täidetud püha vaimuga ja ligi, issanda ligi. Nii. Ja sellega sai ka vägede issanda enda ja kas ta sai? Nii, Saalomon sai kogu tarkuse. Ta palus seal, ta ei ole tark, aga lõpetas ebajumalate vahel nuttes tühisust, mis oli võitnud ta südame. Lõpuks lõpetas sellega, et ei olnud südames. Jeesus ei olnud kinni, ta sai ja Piibel ütleb, et targemat inimest maa peale tulegi, kui see Saalomon oli. Ja ometigi lõpetas ta viljakust tulpade vahel seal. Et see on karm ja kui sa vaatad Saalomoni seda nutu seal raamatud, mis see nutab, kõik on tühine, ta nägi, et asi on, tühjus on täitnud ta südame. Ja igas linnas olid Eelial jüngrid, kes ütlesid, ja prohveti jüngrid, kes olid Peetrist, tulid välja Elisa juurde, küsisid tema, et kas sa tead, issand võtab täna ära su isanda su pea kohalt. Ta vastas, küllap ma tean, olge vait. Vastus, mis tuli Elisalt, polnud eriti külalislahke, olge vait. Ei ole ju, ole vait. Pigem kuri ja lausa halvustav. Elisa oli usus kindel, et ta saab päe. Usk olin ta väga põhjastav, ta ju kõndis Jumala mehe juures, ta nägi väga hästi, mis toimub. Nii juhtuski, kui Eelia üles ütles, ja lubas tal paluda palve. Et Eelia ütles, et mida sa tahad, et ma sulle teeks. Ka mulle on sükene asi olnud. Mulle ütles kunagi mu ema, enne kui ta taevasse läks. Ta ütles, et issand võtab ta ära jõulude ajal ja 24 jõulud ütles kui ära, et võtab ära, et ta tuleb tuli järgi ja ta ütles mulle, et mida sa tahad, et kui ma Jeesust näen, ta ütles niimoodi, et mida ma Jeesuse käeks paluksin sinu heaks, kui ma Jeesust näen, niimoodi ütles. Ja ma ütlesin, et ta võtaks ära mult hirmu, surnute ees, surmakartuse, pimenduse kartuse. Mul on igasugused kartused, ma olin otsust lõpuni kartust täis metsa sees, metsistusin seal. Väga hirmu tundsin iga asja eest. Ja see lausa, karm lugu. Ma arvan, et siin teavad inimesed, mis see on, kui oled hirmu täis. Ja nii sündiski, sest olin hirme täis ja mulle sündis, mis ma palusin. Ja Jeesus vabastas mind kõigest, mida ma palusin. Et ta läkski ja kostis minu eest ja ma saingi selle. Ja tõesti kõik igased surnute kartused ja asjad võeti kõik ära. Nüüd käin seal surnukuurses lausa palvetamas. Mingi probleemi ei ole. Enne ma julgenud surnu ligigi minna. Mul oli nii, pärisesin nagu see aavaleht seal. Isegi kõige suurem inimene, kõige mingi, ma ei tea, jõujunn võib minna ja karta, tead, seal kartus on vaim olend. Nii, ja Elisa palus saada, ja Elisa palus saada mitte Jumala vaimu ega otseallikat, nii nagu püha vaim tahab. Ta tegelikult on vaata, nii nagu püha vaim tahab, niimoodi peame me palume, nii nagu tema tahab, meile antakse ka vägi, nii nagu tema tahab, vaid ta tahtis seda, mis teisel on ja seda veel kahekordselt ka. Eelia võttis nüüd oma kuue, rullis selle kokku ja lõi sellega vett, see lahknas siia ja sinnapoole ja nad mõlemad läksid üle kuiva mööda. Ja kui nad olid üle jõudnud, siis ütles
Eelia Eliisale: palun, mis ma peaksin sinu jaoks tegema, enne kui mind ära võetakse. See on nüüd see kirjakoht seal. Ja Eliisa ütles: tuleks mulle ometi 2-kordne osa sinu vaimust. Mitte Jumala vaimust, sinu vaimust. Tema vaimust. Ta vastas: sa oled palunud rasket asja. Ometi, kui sa näed mu juurest ära võetud, siis sünnib sulle, kui mitte ei näe. Ei, siis ei sünni. 2-kordset osa sinust vaimust. Mis muidugi pole jälle paha teatavasti. Võeti ju Moosese pealt ka Moosese vaim ja pandi 70 vanemale ja nad hakkasid prohvetlikult seal rääkima. Eliisal pidi Jumal avama vaimsed silmad, et ta üldse näeks, et näha, kuidas Eelia hobusega taevasse viidi ja tema kuub maha kukkus. Ja see kuub oli lausa võitud, kuna püha mehe riidedki on pühad. Et isegi riided, seal, kui oled väga püha võitud, siis on riie ka püha. Ja Eliisa pidi nägema ja talle ka näidati. Nii. Ja siis oligi nii, et nagu oli seal, ta vastas: sa oled palunud rasket asja, väga raske. Vaata see, ta ütleb, et see on raske asi. Ometi, kui sa näed minu juurest ära võetavat, see sünnib sulle, kui mitte ei sünni. Ja kui nad nõnda ühte järge läksid ja rääkisid, vaata, siis sündis, et tulised vankrid, tulised hobused, lahutasid nad teineteisest. Eile läks tuulepöörisest taevasse ja Eliisa seda, kui Eliisa seda nägi, siis ta hüüdis: mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud. Seejärel ei näinud ta teda enam, siis haaras kinni ta oma riided, käristas need lõhki 2 tükiks. Eliisa nägi ja saigi selle võidmise. Mida tegi Eliisa edasi? Ta võttis 6 ja ütles, seal on 2 Kuningate 2 läheb edasi, tõstis siis üles Eelia 6, mis tollel oli seljas maha langenud ja läks tagasi ning peatus Jordani kaldal, siis ta võttis Eelia maha langenud 6 ja lõi vett ja ütles: kus on issand Eelia Jumal? Nägid, siin tuleb väga selgelt välja, et ta ütles, et kus ei ole, kus on issand minu Jumal, vaid kus on issand Eelia Jumal, kus on Marguse Jumal, kus on siin Andrese Jumal, Alo Jumal. Et kus on Eelia Jumal. Ja kui ta vett oli löönud, siis lahnes see siia sinnapoole ja Eliisa läks üle. Näe, prohvet kohe hakkas tööle, vägi hakkas tööle, siis kus on Eelia Jumal. Ja sinnapoole ja Eliisa läks üle. Ja prohveti jüngrid, kes olid Jeerikus, nägid seda vastas kaldal, nad ütlesid: Eelia vaim hingab Eliisa peal, nad tulid tema vastu ning kummardasid teda maani. Lasi ennast kummardada. Tegelikult isegi inglid esiteks lasid ennast kummardada, teiseks kummardajad olid ka tegelikult üks punt kahtlejaid, kõhklusi, nad esitasid igast kõhklusi, kas ikka läks ülesse, et mine vaata, äkki paisati Eelia kuskile mäele või orgu, kohe tulid kõhklusega, vaata. Need isegi inglid ütlevad, et ärge kummardage mind. Ja seal näed, kui sa Jumalat ei tunne, siis lased ennast seal kummardada, inglid isegi sokutavad sind üles, ei kummarda taeva isa, mind sa siin ei kummarda. Ja aga vägi töötab. Ja Eliisa ütles, et kus on siis Eelia Jumal, ta lõi vett ja tahtis tõestust väe omamise kohta, mille ta ka sai. Ta sai selle tõestuse, tõesti lõigi vett ja läkski 8, läks kuiva jalaga üle. Meie vastus võiks kõlada nii: kus on minu Jeesus, keda ma teenin. Meil võiks niimoodi olla. Kus on minu Jeesus, kus on minu Jumal, mitte kellegi teise Jumal. Ja Eliisa vägi töötas. Ja ta läks edasi, et ta ei lastunud ennast narrida. Ta läks siis edasi, vaid käskis lausa karudel lapsi murda. Vaata, vägi peal ja kui see on hingest aetud. No siin on, ma näen seda, et seal on hingest aetud Jumala vägi, aga seda sa saad hingelikult kasutada. Ta läks sealt ära Peetrisse ja kui ta oli teel, ütles, siis tulid väikesed poisid linnast välja, pilkasid teda, ütlesid temale: tule üles kiilast pea. Kui ta pööras ja nägi, siis ta needis neid issanda nimel. Vaat, siukene kohe
pani issanda nimel kohe needis neid ja metsast tulid 2 karu ja kiskusid neist lõhki 42 poissi. Vot siuke väeline prohvet hingelikult kohe needus selga, mitte mingit alastust, armastus puudus, sellepärast, et me näeme, et kogu see kiri ütleb, et ta ei tundnud Jumala, ta tundis seda väge, tema pilgud olid väe peal. Ka meil on Uues Testamendis praegu pilgud, kui on pilgud vale koha peal. Saatan tuleb oma väega ka. See eksitus tuleb vägev, Jumal nimetab seda vägevaks eksituseks. Tema aga läks sealt Karmeni mäele rahulikult, pöördus siis tagasi Samaariasse. Rahulikult, kõik on korras, kõik on maha. Needus töötas kogu lugu. Ega ongi niimoodi, kui sul vägi on peal, nead ja lähebki täide. See on, paled siin needuse. Kui palju ma olen pidanud tühistama needusi, kus kohas need tulevad. Ei nea mind, naabrid ei nea mind mitte keegi. Kristlased neavad. Kristlased, need, kellel on vägi peal, kes ei tunne oma Jumalat, need neavad ja räägivad igasest asju. See on see kristlik nõidus, mis tänapäeval kõik ka Šapovalov ja Vladatsjuk kõigist räägivad sellest, mis on lõpu ajal võtmas vohama hakanud, kristlik nõidus. Ja vägi ilma Jumala otsese juhatuseta, ilma palveta, mida ma teen, ütled, küsid issand käest, või mida ma nüüd teen, vägi, mida juhib väejanuline hing. Vot, see on nüüd väejanuline hing juhtis seda väget. Väga paljud on, saaks väge. Kogu Jumal annabki väge. Kõik, tahad väge, saad. Aga mis sa selle väega tegema hakkad? Hakkad väikest lapsi tapma. Jah, vägi, mida juhib väejanuline hing, võib korda saata katastroofe ja need sünnivadki. Katastroofid ja sünnivadki. Ja see on kirjutatud meile sinna võrratu vägi, mis vaata ütleb Uues Testamendis, on meil saviastjas. Me oleme saviastjad. Saviastjas, see pole meie oma, ometi see toimib nii nagu me tahame. Ja me näeme seda Simpsoni juustes pandi juustesse, Simpsoni juustesse vägi. Tegi seal selle väega kõik, mis tal tahtis on. Seal saab näha, mida seal tegi. Ja ilmutuse raamatus on lõpuaja prohvetid, kes löövad Jumala kartmatuid nuhtlustega nii, nagu nad ise tahavad. Seal on kirjutatud kohe, ise tahavad. Aga need on paraku teistsugused prohvetid. Neil on meelevalt, seal on kirjutatud ilmutus 11.6. Neil on meelevalt lukustada taevas, et nende ennustamise päevil ei sajaks vihma. Kas ei ole mingi eile vägi? On küll, seal pani ka eile, pani vihma kinni. See sama vägi. Neil on meelevalt vete üle, muuta neid vereks. See on väga Moosese pealt võetud vägi. Lüüa ilmamaad igasuguse nuhtlusega nii sageli, kui nad vaid tahavad. Nii. Aga see on teistsugune punt, see ei ole Liisa. See on teine punt, kohe saab seletuse. Need on usklikud, kes kõnnivad Jumala väes ja nad on ühendatud. Vaat need on nüüd ühendatud. Matteuse 16.18 ütleb Jeesus. Ja mina ütlen teile, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed, mida iganes sa kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mida sa iganes lahti päästad maa peal, on see päästetud taevas. Need on prohvetid, kellel on taevariigi võti puusade peal. Sa võid selle võtmega väga palju jama teha, kui sa ei ole ühenduses puuga, kui sa oled oma hingega seal ühenduses. Ometi on kirjutatud hoiatus, mida väesaaja, igatsejad ja kasutajad saavad. Väe kasutamine ilma pühavaimu juhtimiseta võib viia lausa põrgus. Ilmutus see Jeesuse tundmise ja osaduseta. Kui sa väge kasutad seal ja sul ei ole osadust Jumalaga, sa ei ole ühenduses, teed kõiki asju ja sa võid lausa lõpetada põrgus. Ja see on kohe kirjakoht
Matteus 7. Mitte igaüks, kes ütleb mulle, issand, ei saa taevariiki, vaid see, kes teeb minu isa tahtmist, kes on taevas. Me peame selgitama, kas see protsess, mida ma praegu teen, on isa tahe. Paljud ütlevad mulle, issand, kas ma ei ole sinu nimel profeteerinud, sinu nimel kurja vaimu välja ajanud, sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Vägev tegu tähendab, pimedad näevad, kurdid kõrjad, surnud ärkavad üles ja seda nimetatakse vägevaks tegudeks. Ja näed, siis ütleb, ja siis ma tunnistan neile, ma pole teid kunagi tundnud, minge ära mu juurest iga ülekohtu tegevust, tegijad igavesse tulle. Seal on teised kirja kohta, kus ütleb, kus uss ei sure, kus nende uss ei sure. Seal on kirjutatud, kus nende uss, nendel on siis nende uss. Et neil ei olegi jumalad, neil on uss. Nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja me näeme, et teevad vägevad tegusid, aga nad ei olnud ühenduses Jumalaga. Nad ei küsinud, vägi töötas täiooga. On võimalik teha Jumala väega oma tahet. Jeesus ütleb, kes on arukas sulane, see ehitab kaljule. Kui sa oled arukas, siis sa ehitad kalju peale. Ja seda ta ütleb seal kohe selles samas asjas edasi, selles kirjas 7. Matteuse. Et me peame kuulekusele ehitama. Igaüks, kes nüüd neid sõnu kuuleb. Vaat, nüüd on kõrvad on kuuldas ja kuuleb. Ja nende järgi teeb. Ta andis see vihje. Sa pead minuga ühenduses olema. Sarnaneb aruka mehega. See tähendab seda, et ta ei ole rumal neitsi. Ta on tark neitsi ehk arukas. Ehitas oma maja kaljule. Me oleme liikuvad majad, 2 jalaga, 2 käega, silmad peas, me oleme majad. Ja me ehitame kaljule, siis me paneme oma jalad kalju peale, Jeesuse peale. Ja me ütleme, siin praegu Jeesus juhib. Ja sadas padu vihma, tulid veod, puhusid tuuled, söössid vastu seda maja. Seda aru, kurat lendab igale poole, tuleb ja muud kui laastab. Tuleb oma tormidega, tahab maja ära rikkuda. Aga see ei varisenud, kuna see oli rajatud kalju peale. Näed, sellised majad, sellised inimesed, kes on Jeesuse peale ennast, et Jeesus on issand kogu lugu ja jään kinni ja hoian ja ankurdan ennast Jeesuse külge. Vaata, siis võib kurat, loomulikult ta tuleb. Ta tuleb ju tormiga, ta tuleb ju sellega ja teise ja kolmandaga. Mina nii palju, kui mina olen usus olnud, ja issanda tundma õppinud, siis mina olen siiamaani aru saanud või keegi võib valet teistmoodi väita, võib väita, aga hädad tulevad meile ukse avades. Meie avame hädadele ukse. See võib olla väga väike uks, hiire uks. Tead, hiir läheb majja sisse. Tal ei ole vaja mingit väga suurt auku. Ta lausa prindib ennast sisse ukse vahelt. Ta võib minna nii peenikseks, ta läheb lapikuks. Ta läheb, kui sul pragu on seest, seal seest ta sul on. Kass ei lähe lapikuks, aga hiir läheb ja tõesti, ühel mõtlesin, kuidas see hiir siin sisse sai. Ja ta lähebki, me märgime, kuidas ta läheb lapikuks täitsa. Ta prindib ennast sisse praktiliselt. Ja see on võrdpilt kuradist, kui sul on kuskil mingi pragu sees. On rott kuradist või ei ole? On. Minu arust on. Minu arust ta küll hea loom ei ole. No, vaat. No, saate aru. See on ja me ei tohisigi, see tähendab seda, isegi 5 millist pragu ei tohi olla. Nii, ja rajatud kalju peale. Igaüks, kes neid sõnu kuuleb, ent selle järgi ei tee. See sarnaneb rumala mehega ehk rumal neitsi. Saad aru, perses, ühel olid targad neitsid, teised rumalad. Targad neitsid oli õlianumad. Nad olid ühenduses õliputketega. Näed, see on ka, see on see lamp. Nii. Ja siin on Jumala isa on siin on ja see on sealt Sakari kirjas on näha, Sakari kirjas seal, et Jumala kartuse ja Jumala tundmise vaim, see on issanda 7 vaimu on seal.
väe ja nõuvaim, issanda tundmise ja arukuse vaim ja kartuse vaim. Ühesõnaga, see tuleb võtta sealt. Jesaja 11.2. Jesaja 11.2, jah. Ja kohe võtame siit, loeme kohe, sellest me tuleb. Ja see on nüüd see, kus kohas me peame olema ühenduses, see on tegelikult väga vajalik. Jesaja 11.2. Jesaja 11.2. Nii väga hea. Aitäh, Edmund. Ja 11.2. Tema õndsus on issanda kartuses, ta ei mõista kohut silma nägemise ega otsusta kõrva kuulmise järgi, ta mõistab viletsale kohut õiguses, otsustab hädalisele asju maa peal õiguses, lööb oma suu vitsaga maad, surmab huulte puhangu õela. Õigsus on kui vöö tema niuetel ja ustavusrihm tema puusadel. Kus siin näitab seda? Number 2. 11.2. Jesaja 11.2. Sa hakkasid just edasi lugema. Jesaja 11.2. Tema peal hingab issanda vaim. Aha, jaa. Vot siin, jah. Ja tema peal ilmab, vot nii, issanda vaim. Nii. Ja issanda vaim. Tarkuse ja arukuse vaim. Väe ja nõu vaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Ja tema õndsus on issanda kartuses. Issanda kartus on tarkuse algus ja me peame olema selle ka ühenduses. Siis on see võimalik meil ellu jääda. Ja lõpuaja prohvetid, kellel on vägi, need täidavad issanda tahet ja on ka kohtumõistjad, nagu me lugesime, nad on ka kohtumõistjad. Tänapäeval et ei tohi kohut mõista. Need on prohvetid, on kohtumõistjad seal. Nad mõistavad õiglast kohut. Siis kui keegi hingest tegutseb, siis ta ei mõista õiglast kohut. Mina näen, et Elisa ei mõistnud õiglast kohut väikestele poistele, kes seal narrisid ja kohe needus selga. See ei olnud õiglane kohus. See oli minu arust ülekohus. Aga need, kes on ühenduses taevast selle menoraaga, seal taevasest õliputked jooksevad, õlitorud jooksevad sulle sinna sisse südamesse. Siis sa mõistad õiglast kohut, siis sa annad karmu. Ja need ei ole juhitud oma hingest või teisest taevast kuskilt. Need on pidevalt issanda ees ja nad saavad juhiseid. Ja need, kes nüüd see lõpuaja prohvetid on, need on igal pool laiali, need on oksakimbud. Mis on need 2 õlipuud ja oksakimpu nende mõleva kuldputke kõrval? Kuldtorud on need, kuldputketorud on need, kus voolab kuldse õli. Vaata, see ongi see, et Jeesus ütles, et rumalatel ei olnud õli, aga tarkadel oli õli. Vaata, need toru kaudu me peame olema nende 7 vaimu kaudu ühendatud taevasesse, siis me oleme need prohvetid, keda Jumal tahab, keda teeb õigeid asju. Näed, mõlemad kuldputke kõrval, millest voolab kuldset õli. Ja ta vastas mulle ning küsis, kas sa tõesti ei tea, mis need on? Ma vaatasin, ei issand, tema ütles, need on 2 võitut, kes seisavad kogu ilmamaa issanda ees. Nad ei seisnud Eelia ees ega Mooses ees, vaid otse issanda ees, selle Jumala toru kaudu. Ja need ongi need targad neitsid, kes on Jeesusega ühenduses. Nad käivad, paastuvad, otsivad, palvetavad, istuvad issand räägimuga, istuvad vait vahepeal. Issanda ees. Lihtsalt istuvad vait. Ja tahavad Jeesus räägimuga, palun alasta, issand, ma vajan su sõna. Nad vajavad, ütlevad Jeesus ja lähevad ninali maha, ütleb, ma ei tõuse siin, tead, enne kui sa issand annad, palun üks sõnagi. Vaat Jumalale meeldivad sellised ma tean. Ja issand, ja tema ütles, need on 2 võitut nii.
Need on ühenduses elupuuga, ülevalt on õlipuu. Õli voolab nende asjadesse, nad on targad neitsid, rumalad neitsid pole ühenduses taevaga. Nad on natukene õli on nipet-näpet ja seda on väga vähe, nad on leiged. Need ongi rumalad, neil on lamp kust. Mure tuli, tegelikult kui ma vaatan Mattuse 7, siis rumal neitsi ongi see, kes liivale ehitas. Ta ehitas maja ära, ehitas liivale, aga torm tuli. Ja siis ongi, issand tuleb ja nad ongi seal, andke meile ka õli. Nad ei olnud ühenduses, ja siis nad hakkasid viimasel hetkel otsima, issandat, me otsime nüüd, paastume, möllame. Hilja oli, uks pandi lokku. Et seepärast ütleb Jumal, et kui on õige aeg, siis otsige issandat, siis uputuse tulv ei tule sulle üle. Sa pead, siis sa ei pea õige, kui on aeg paras, siis tuleb issandat otsida. Praegu on paras aeg. Praegu ei ole veel liiga karm aeg. Meil on siin väga hea aeg praegu. Aga kui Elisa muutus vanemaks, siis ta sai ka lähedaseks issandale. Tema sai omale endale ka jüngri. Vaata, seal on ka üks õppe. Kes oli rahaahne ja mitte jumala väeahne. Tema selline maailma varaahnus ja rahaimu ja tema jüngrile lausa tõi see suguvõsa needuse, saades pidali tõve siiamaani selga. Elisa jünger oli selline, ta nägi väge, ta ei tahtnud väge ka. Ta tahtis raha. Et kindlasti suures jumala prohveti on kindlasti suur rahakott, targem on temaga käia. Vot sellised jüngrid on olemas. Ja Naaman, kes sai vabaks, sai haigusest ja pakkus ju Elisale meelehead. Siis ta läks tagasi jumala mehe juurde ja kogu ta saatjaskond ja ta tuli ja astus tema ette ning ütles, vaatan, nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole jumalat mujal kui ainult Iisraelis. Võta siis nüüd see tänuand oma sulase käest. Aga Elisa vastas, nii tõesti, kui elab issand, kelle ees ma seisan, näed. Nüüd ta juba seisis issanda ees. Alguses ei seisnud. Ta õppis. Kõik õpivad. Vägi antakse, aga lihtsalt meil on õpetuses, kui vägi antakse, meil on õpetus ees, ärme hakka kohe needma seal väikseid lapsi. Aga siis ta juba seisis issanda ees. Ta hakkas juba targemaks saama. Muidugi pärast me seal ei loe, et ta kahetses seda, et ta seal needis, aga ikkagi siin on kirjutatud, et nii tõesti, kui issand elab, kelle ees ma seisan, siis ta juba seisis. Enam ei seisinud Eelia ees, vaid kus on Eelia jumal, vaid seisis issanda ees. Ma ei võta mitte. Põhimõtteliselt, kui sa seisad issanda ees, siis sa sükest meile jääd ei võtagi. See on kohe vili, et hakkad seal kohe võtma, siis on teada. Ja Naaman käis temale väga peale, et ta võtaks, võta ikka konfekti, et võta, no seal oli riided, seal oli väga suured kullad, mis toodi. Kuid ta keeldus. Ja siis siin on õppetund Elisa, et kuhu rahaahnus ja ihnus ja ahnus jõuab needustesse, nii et sa tõmbad terve oma lastele ka veel needuse selga. Ja loeme siit näiteks, ja Elisa ütles temale, mine rahuga Naamanile. Ja kui ta oli läinud tema juurest tüki maad eemale, siis mõtles Keehasi. Vaata, Keehas oli nüüd see mees. Ta oli jumala sulane teener seal. Ja rahajumu oli vallutanud südame. Jumalamehe Elisa teener, vaata, mu issand keeldus võtmas selle süürlase Naamanile käest, mis tal oli toonud. Nii tõesti, kui issand elab, ma jooksen temale järele, võtan ta käest midagi. Saad aru? Ma lähen jooksen järgi, võtan midagigi, ja ta läks praegu siukse kuuega minema. Ja niimoodi, ja issanda nimel ütleb. Nii tõesti, kui issand elab, ma lähen kraband midagi jääb näppu vahele.
see on väga suur õppetund. Võtan ta käest midagi. Ja Keehas tõttas Naamani järele, kui Naaman nägi teda enese järele jooksvat, siis ta astus vankrist temale vastu ja küsis, kas kõik on hästi? Ta vastas hästi. Mu issand läkitas mind ütlema. Kohe tuli vale suust. Tead, selle jooksu ajal, kui ta see jooksis järgi, püha vaim kadus tast ja vale vaim asus ta sisse. Et vastas, mu issand läkitas mind ütlema, vaata, just nüüd tuli tema juurde Eeframi mäestiku 2 noort meest prohveti jüngritest, anna neile talent õpetat ja 2 pidurüüd. Siukse valega läks kohe valetama. Ja Naaman ütles, ole hea, võta 2 talenti. Selle teoga ta rikkus väga palju ära, nii kuni Naaman läks oma maale tagasi ja pidi sellest asjast teatama. See tõmbas võimsed margimaani maha, ütleme niimoodi tänapäevas keeles. Ja Naaman ütles, ole hea, võtta 2 talenti. Ja siis ta käis temale peale ning sidus 2 talenti hõbedat, 2 kukrusse ja andis need koos 2 pidurüüga oma 2 teenri kätte, et nad kannaksid neid Keehas ees. Aga kui Keehas jõudis künkale, siis ta võttis nende käest, pani kotta hojule ja siis saatis ta mehed minema ja need läksid ära. Ja kui ta läks sisse ning astus oma isanda juurde, Eilja küsis temalt, kus sa tuled Keehasi? Ta vastas, su sulane pole käinud ei siin ega seal. Selline valevorst. Vaata. Esimene asi, kui sul on südames hakkab asi minema juba metsa, siis on vale on kohe juba tagant. Täitsa valetas, ei käinud siin ega seal. Jumala mehest ei varja need. Aga Eliisa ütles, kas mu süda ei käinud koos sinuga, kui mees pöördus oma vankrist sulle vastu? Kas nüüd on aeg võtta hõbedat ja hankida riideid, õlipuu aedu ja viinamägesid, lambaid, kitsi, veiseid, sulaseid teenijaid? Sellepärast jääb Naamani pidalitõbi igavesti sinu ja su soo külge. Ja Keehas läks ta juurest ära välja, olles pidalitõbist valge nagu lumi. Jumala lõi seda valetajat pidalitõbega. Need on kirjakohta, need on hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp, kõik vana testament hoiatuses. Siin me täna saime väga suure õppetunni, et vägi valatakse välja. Meil on vaja teada, kas sa hakkad seda hinges seda väga liigutama või istud sa nagu Rein Uuemõis, need teisel korrusel olid Dinali maas, et kui sinul meil sõna ei ole, siis me ei lähe kuskile välja. Kui sinul praegu ei ole, rahvas tuleb kokku, me ei lähe, kus sinu pale kaasa ei tule. Et on inimesed, kes ei oota issandat. Vaata, see ongi, et kui sa ootad issandat, saad uut rammu, ootamine. Aga kurat tahab rohkem, et sa istuksid internetis ja ootaksid internetis mingi tead seal asja, äkki tuleb midagi müüki sinna. Istud seal. Ka mina olen istunud seal ja olen ennast leidnud internetist seal marketplace'is seal ja vaatan, et olen 4 tundi juba oodab midagi seal. Ma oleks pidanud issandat ootama. Et issandat tuleb oodata, et kurat on väga kaval, tänapäeval on tal igasuguseid võimalusi panna, äratus. Et igasugused võimalusi on kuradil ära võtta, varastada issandaga kokku saamine, ära varastada need torud, kus õli voolab, et ta vargus käiks. Ja küll ta saadab siis nagu palveränduri teekonnas, kurat tuleb ise seal, vaata, water come home, tule koju, lapsed vajavad hoidmist ja muud asjad. Ja kus ta iganes saab, paneb ta sulle, turgib sulle asju vahele, et sa ei saaks paastuda, et sa ei saaks minna sinna, tänna, et sa saaks issandale ligi. Siis lähevad kõik relvad pannakse käima. Vaata, palveränduri teekonnas on väga hea näha. Saadke välja leegion, kohe kurat saadab leegioni välja, et kätte saada. Ta tahab seda hinge kätte saada. Et kui me näeme, et tohutud surved on peal midagi, kuskilt tulevad mingid surved, siis see tähendabki seda, et issand tahab midagi anda.
ta tahab midagi anda. Me peame minema selle vastu võtma. See ongi niimoodi, nii tõesti, kui issand elab. Et ma ei jäta Jeesust siin maha, ma tahan saada issandale lähemale. Ja kui me Jeesusele lähemale saame, siis on meil ajad paigas, tema käes on kõik ajad, telgi vaiu venitatakse ja laiened sinna ja tänna poole. Mäletan, üks jumala mees oli seal nagu nina verine, nii palju sebis ringi, et täitsa nagu valge otsas. Siis küsis issand, et ma ei suuda tead siin raamatut pean kirjutama veel ja oma naisega ei saa ka kuskil käia ja aega ei ole ja mitte kuskil ei ole ja oli nagu issand ees, et ikke on nii raske. Ja siis Jumal ütles, et miks on raske, miks sa mind ei palu? Palu mu käest, et ma laiendaks su aega. Ja siis ma ei tea, mis üleloomulik dimensioon tal tuli. Igal juhul tuli niimoodi, et ta käis tohutult kümneid kohti naisega reisimas igal pool, kirjutas 1 aastaga 10 raamatut ja ütles, et aega on nii palju üle jäänud, et ei oska enam ajaga midagi teha. Vaata, see on nüüd see Jumala dimensioon, millest meie oma pähkliga ei võta vastu. Tegelikult on meil vaja, issand, anna mulle aega, et ma saaksin seda, et 3., 4. pärast lõpuks, kui sa selle aja kätte saad ja kirjutad selle raamatu, mis sa selle ajaga tegid, vaatad, et kuidas sa nii väikse ajaga oled saanud nii palju asju teha. Aga kuradi hüüdlause on snell, kiiresti, kähku ja et sa oleks kogu aeg rattas seal, et sa oleks mitte Jumala töös, vaid mingist muud töös seal rattas. See on see asi, et sa isegi ei suudaks palvetada, et anna mulle aega. Jumal ütleb, minu käes on kõik ajad. Ja ta ütleb telgipaiu pikendagu. Ta ütleb, et üks tõotus on Jeesus Kristuses on kõik tõotused jah ja amen. Üks tõotus on see, et sa levid paremale ja vasakule. Levima pead paremale ja vasakule. Terve küla peab saama usku. Kõik peavad Jeesust tundma. Meil on hoopis parem elada, kui igaüks on usklik. Hommiku tuled välja, vaatad, kõik on põlvili muru peal palvetamas. Kus on hea tunne? Kui siin inimesed on kõik ühel meelel. Me unistame sellest ja ma arvan, et see ka tuleb. Seepärast, et me palume ikkagi issanda vaimu siia Eestimaale, et alastaks ja ka Soomemaale, et Soomemaal on nagu päris jamad olukorrad, et ei antaks maad kuradile, ja eestlased ka, et tegelikult ütleme, Jumala sõna ütleb niimoodi, et langus hakkab kohus algab Jumala kojast ja kui esmalt meist, siis milline ootab neid, kes ei ole võtnud Jumala asju tõsiselt. Et kui kristlased eksivad, siis tõmbavad hädamaale ka peale. Meie teha on see, kas Eestimaale tuleb. Jumal otsib üht inimest, kes ühte ainsat otsib. Kas on keegi, see on karm kirjakoht. Ma olen otsinud lampide, kas on keegi, kes seisab maa jaoks ja ma ei leidnud. Päris karm, kui ta nii ütleb, ma ei leidnud. Siis tekib küsimus, kui terve Eestimaa on läbi otsitud, et ta ei leia, tekib küsimus, millega tegeletakse. Vot siuke küsimus tekib. Aga kui Jumal ütleb, ma ei ole leidnud, aga ta leiab. Ja ma mäletan, et oli, kui Rein Uuemaisa venna naine ühe korra palveteenistuses ütles, et Jumala vaim kõnetas teda täpselt sama kirjakohaga ja ütles, et ma olen Eestimaa läbi otsinud ja ma ei ole leidnud ühtegi. Me olime palveteenistuses, kui ta seda rääkis, mõtlesime, huvitav, mis me siis siin teeme. No, imelik tunne. Ja siis ütles, et siis oli 15 minutit vaikus ja siis tuli järgmine sõnum, aga ma leian. Nii et Eestimaal on keegi. Äkki oleme meie siin. Äkki tahab Jumal, et meie väike kogudus või on keegi veel. Seepärast, et ma olin seal
kui ma seda oma kõrvaga kuulsin, ma talletasin selle kohe mõistusesse südames, selle ütlemise, seepärast, et ta rääkis absoluutselt pühast vaimust. Hiljem, kui mitu aastat läks mööda ja ma selle naise käest uuesti küsisin seda, siis tema oli see meelest läinud, tema ei mäletanud enam. Ma ütlesin talle, kas sa mäletad, et sa seda ütlesid? Või ma ei mäleta. Nii et püha vaim võttis ta üle ja valveteenistusel ütles. Nii et Eestimaal on lootust, ta leiab selle ühe. Ta kasvatab selle ühe välja. Ta tõmbab selle kellegi Eestimaal paastuma, palvetama Eestimaa heaks. Et püha vaim võiks langeda ja muuta selle kogu Eestimaa. Ja et need, kes ei taha Jeesust, läheksid minema siit. Ja võiks jääda need siia, kes Jeesust tahavad. Meie tahame Jeesust. Jeesust on vähem mind ja rohkem Jeesust. Kui meil on Jeesust otsast lõpuni täis ja veel ja siis on meil hoopis parem elada. Ja issand, palun täida meid oma püha vaimuga ja väega ja tarkusega ja me palume issand, et me oleksime, nagu täna rääkisime issand, et me oleksime need võitud, kes seisavad issanda palge ees issand ja oleks ühenduses kuldputketega taevases infoallikas issand, väe ja nõuvaim, nagu me lugesime issand. Me väga palume issand Jeesus, et meil oleks nende sinu püha vaimu poolt juhitud issand Jeesus. Me palume, et me oleksime kalju peale kinnitatud ja kui sa väe välja valad, siis me kõnniksime sinu tahtmises ja sinu tundmises issand Jeesus. Et meie ei pea vaatama sellele väele, vaid me peame vaatama vägede issandale. Anna meile silmad, et me vaatame vägede issandat, kes on loonud taeva ja maa. Anna meile sõnakuulelik süda ja alandlik meel ja Jumala kartust. Seda palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nii, keegi on ka mingit unenägu saanud?